mina olen Loolale Anna ja täna me hakkame värvima mune. Vaata, mul on siin palju valgeid mune ja nüüd me värvime nad kõik ära. Ma näitan sulle 3 varianti, kuidas saab mune värvida. Alustame! Esimeses variandis meil läheb vaja muffini vormi, vahukoort, toiduvärve ja miskit, millega me saaks värve segada. Ja muidugi kindad ka. Esialgu me võtame selle vahukoore. Minul on valmis vahukoor, sina võid kodus ise vahukoort mahustada. Ja siis paneme igasse muffini auku, paneme vahukoort. Oi, kui lõbus! Näed, meil on juba täitsa nagu muffinid. Aga siia peale me paneme nüüd mõned tilgad värvi. Nii, mina võtan siit lilla, mulle väga meeldib lilla värv. Nii, Ma lisan siia erinevaid värve. Ma lisasin alguses lillat ja punast ja nüüd ma lisan veel sinist. Sa võid neid värve kokku segada ka, aga võib teha ka ühevärviliselt. Paneme nüüd siia kollast. Mis värvi me veel võiks panna? Paneme punast ka. Ja nüüd meil on vaja need värvid ära segada. Mul on siin selline pulgake, millega ma teen sellised mustreid. Vaata, kui ilusad värvid tulid. Nüüd me paneme kindad kätte. Ma siin juba läks sinist värvi kätte peale. Aga et käed veelgi värvilisemaks ei saaks, siis me paneme kindad kätte. Ja nüüd me hakkame igasse auku panema ühe muna. Nii. Esimene muna. Me paneme selle muna siia sisse ja niimoodi natuke keerutame teda. Vaata, see värv jääb niimoodi muna peale. Nii, võtame järgmise muna. Nii. Oi, kui põnev. Nii. Nii, ja meil on jäänud 2 muna veel. 1. Ja 2. Nii, esimesed munad on värvitud. Kas loeme kokku, mitu muna meil siin sai värvitud? Loeme koos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sellest tuleb 12 värvitud muna. Aga nüüd nad peavad siin natuke seisma ja värvuma. Ja mina nii kaua näitan sulle järgmist varianti. Need munad peavad seisma umbes 20 minutit. 20 minuti pärast saame näha, kuidas nad välja tulid. Järgmise variandi jaoks meil läheb vaja riisi. Me hakkame mune värvima riisi abil. Näed, mul on siin kotikestes on riis. Igas kotikeses on umbes 200 grammi riisi. Ja nüüd me paneme igasse kotti väikese törtsu äädikat, mis aitab tugevdada värvi, umbes siis 1 teelusikas äädikat. Ja nüüd me igasse kotti lisame värvi. Ja need tulevad meil ühevärvilised munad.
Nii, alustame. No mis värvi ma tahaks? Mis värvi mune ma tahaks? Teeme ikkagi rohelised, eks? Paneme ühte kotti rohelist värvi. Ja nüüd meil on vaja igat kotikest korralikult läbi segada, et see riis saaks värviliseks. Oi, kui ilus värv. Värvime nüüd teised kotikesed ka ära. Järgmine tuleb meil lilla. Aha. Väga kaunis värv. Kolmas kotike tuleb punast värvi. Paneme korralikult kinni, et meil ikkagi õnnetusi ei juhtuks. Nii, ja hakkame värvima. Vau. No ta on selline roosa pigem, eks? Ta ei ole päris punane, ta on selline tume roosa. Nii. Ja viimane, teeme sinise. Ja nüüd paneme igasse kotti ühe muna ja hakkame seda muna ka mudima. Ups. Nii. Mudime selle munakese siin riisiga korralikult. Vaat nii. Nii, teeme järgmise. Teeme nüüd punase ka ära. Ja sinine. Tead, mina paneks siia natuke värvi veel juurde. Kuna minu munad juba jahtusid ära, siis nad ei võta seda värvi nii kergesti enda sisse. Seega parem on teha, kui munakene on värskelt, on veel natuke soe. Me võtame nüüd munad ettevaatlikult siit riisist välja ja paneme kõrvale. Oi, see. Vot. Aha. Hästi. Seda riisi me ära ei viska. Me paneme selle kõrvale ja ma lõpus näitan sulle, mida me veel sellega saame teha. Aga meie munakesed on vaja nüüd külma veega ära pesta. Ma lähen pesen nad ära. Nii munad said pestud ja kohe ma näitan sulle, kuidas nad välja tulid. Vaata, nad on sellise krobelise tekstuuriga, mida siis andis meile riis. See oli küll väga lõpus viis, kuidas mune värvida. Ja meil ongi jäänud vaid üks värvimise variant. Tegelikult neid on nii palju. Sa võid värvida naturaalsete värvidega, mis tulevad näiteks maitseainetest või sibulast või punasest kapsast. Et neid võimalusi on väga palju, aga täna mina näitasin sulle variante, mis on siis toiduvärvidega. Ja siin on selline variant, kus sa võtad kingakarbi, näed, ostsime kingi ja paneme sinna peale fooliumit. Katame selle karbi põhja fooliumiga ära. Ja nüüd me paneme siia karbi põhja mõned tilgad värvi. Ma kasutan nüüd toiduvärve, sest nad on natukene paksemad. Nii. Nad kohe ei voole laiali. Paneme see kinni
sinist. Ja nüüd ma panen siia karbi põhja munad ja me hakkame neid loksutama ja keerutama ja vaatama, mis sellest välja tuleb. Nii. Oi, kui põnev. Oled sa valmis? Vaata, kui põnevad need munad said. Nii, ma arvan, et me rohkem neid ei liiguta, muidu need värvid kõik muutuvad kokku, mis värviks? Pruuniks, aga me tahame, et need munad oleksid meil ikkagi ilusad ja värvilised. Nüüd ma lasen neil paar minutit seista ja siis lähen ja pesen külma veega üle. Ja nüüd on aeg ka need munad meil siin ära puhastada. Ma loputan neid külma veega ja siis varsti juba saame näha, mis nendest välja tuli. Hurraa! Meie munad ongi värvitud ja nad tulid tõesti väga-väga ilusad. Me juba nägime sinuga neid riisiga värvitud mune, mis on sellised pigem ühevärvilised. Nii. Need on need munakesed, mida me värvisime kasti sees. No vaata, kui vinged need tulid. Vaata. Ja neid oli tõsiselt lõbus värvida. Ja need munad said siis värvitud vahukoore abil. No vaata, no nagu galaktikad. Fantastiliselt ilusad munad. Mulle väga-väga meeldib. No vaata, kui lahe. Oi, kui ilus. Meil jäi sinuga päris palju värvilist riisi üle ja ma lubasin sulle näidata, mida sellega saab teha. Paneme praegu munad kõrvale. Ja võtame meie lemmikkastikese. Ja me paneme selle riisi nüüd siia ja laseme tal veidikene kuivada. Vau! Nii, roheline. Punane. Sinine. Ohoo, ja lilla. Sellel riisil on vaja lasta nüüd korralikult ära kuivada ja siis sellega saab mängida. Siia saab lisada näiteks erinevaid tutikesi. Neid saame mune saame siia panna. Vaata, kui tore kastikene meil tuli, hästi värviline, eks? Nüüd sa saad selle riisiga mängida, munadega mängida, nende tutidega mängida. Sa võid võtta appi mänguasjad ja panna enda väikesed mänguasjad sinna sisse ja teha terve maailma, värvilise maailma. Ja need munad on ju söödavad. Nii et sa saad ka koksimise mängu mängida ja süüa need munad ka ära. Aga kui sa kõiki kohe ära ei söö, siis pane munad külmkappi, nii nad säilivad paremini. Ma loodan, et sina värvid kodus ka mune ja saada meile nendest pilte ka. Meil oleks nii hea meel näha, millised sinul munad välja tulid. Aitäh, et vaatasid! Kohtumiseni varsti! Tšau! Jenku hüppab üles. Häh? Sina võitsid? No minu kord. Nii.
sina võitsid. Jee!